Tere! Olen maaväliselt juhitud hingeravikooli õppur Juno Mandre. Osalenud selle testkooli ravilises kogemusõppes aastast 2012. Minu teekond sai alguse just kristallilaste blogi lugemisest, mis mind tookord noore emana üliväga puudutas ja selles erilist laadi hingeravikooli väljaõppes jätkama suunas. Loen ette blogiloo artikli Aeg on küps ja siit läheb tee ehk jutuajamised inimhingede tuumolemustega, samm number 1, mis on kanaldustekstina kirja pandud 14. jaanuaril 2012. Postituse pildialune moto kõlab nii: see, kes on seotud tähega, ei pöördu tagasi. Leonardo da Vinci. Kallis lugejast lapsevanem, vanavanem, kasvataja, õpetaja, aga samas ka ettevõtjast valgustööline. Anda abil maad teeniv erialaspetsialist, valitsusliige ja missioonitundega inimene, keda huvitab senisest erinev, tingimusteta armastuse põhimõttel toimiva ühiskonna mudel, mõttelaad ja uue aja saabumise abiks tehtav ettevalmistustöö. Täna on see päev, mil avati ilmapuulaste kasvatuse kooli haridusruumi vaateaken elu nägemiseks mitmes tiivalaiuses. Tänases kuupäevas, 29. jaanuaril, on tuleviku inimese DNA koodis ühe rakukuubi ülesehituse lõpetatuse märk. Aga üldises mõistes tasakaalu saavutamise vägi ning pühapäeva kui hingamise korrastamise ja järelemõtlemise mõju, mida soodustab omakorda peaingel Joofeli ja tema naispoolest kaksikleegi Kristiine kui tarkuse, valgustatuse, inspiratsiooni valitsemisjõud. Neist märkidest saavad energiat ka kooli Facebooki lehe ingliterapeut Maria asetatud materjalivalikud, et avada kõigile soovijaile avatud aruteluruum tuleviku inimese hooldus- ja kasvatusteemal. Seda teemaarendust võime tinglikult nimetada ka maa ühispere teadvuse tõstmiseks rubriigi teateid tegelikkusest sõnumitega. Et inimpere saaks alustada ülestõusutee harjutusi esmalt endise elu sagedusest, millele on lisatud uutmoodi mõttelaadi ja kõrgema vaimu juhatusi. Matteuse evangeeliumist tsiteeritud Jeesuse sõnumit 18.18, mis te iganes kinni seote maa peal, on seotud ka taevas ja mis te iganes lahti päästate maa peal, on lahti päästetud ka taevas aluseks võttes. Ja maa teiselt suurelt mõttemeistrilt, Rooma kirjanikult Vergiliuselt pärit ütlust: aeg on küps ja siit läheb tee suunavalikuks määrates, pöördume sinugi poole, kallis blogi sissekande lugeja. Et alustada ilmapuulaste kasvatuse kooli arendusmeeskonna äratamise laiendatud üleskutsega. Kooli ellukutsumise tähtsaim liin on laiendada maaelanikkonna teadmisi ümbritsevast tegelikkusest, uuest saabuvast valgusajast, lahustada ingliteraapia ja hingi avava loovtegevuse ning galaktilise inimpere käitumistava juurutamise abil egopõhist mõttemustrit. Et suuta ühiselt suurele planeedi muutusele vastu minna ja osata suhelda ülejäänud galaktilise perekonnaga, kellega suurel osal praegusest maa inimkonnast ei ole varem otsest kokkupuudet olnud. Kui sa nüüd ehmud, et sattusid kellegi utoopilise mõtteruumi mängumaale, siis peata oma skeptiline arvamus nii, nagu teeb iga tõeline teadlane, kes enne uuele uurimisretkele asumist peab lahti laskma oma eelnevast kindlast veendumusest ja keskenduma küsimusele. Aga mis siis, kui see, mida ma enne pidasin valeks,
on tegelikult õige. Vastupidi küsides asub hirm teekonda varjutama ja tema abil uuele teed rajada ei ole võimalik. Ilmapuulaste kasvatuse kooliruum ei piirdu üksnes Eesti rahva eesminejate hingede avamisega, sest ilmapuu on kõigi rahvaste jaoks maailmapuu kui elupuu sünonüüm, millele vastab ka inimese mudeli ideekavand. Ühine edasiminek toimub vastavalt elujuhatustele. Tänase päevaga ja uudiste laines liikudes anname esmalt teadmisi laiemast hariduspuuruumist kui Eesti kiht. Käsitledes üleilmapuulise humanistliku pedagoogika põhimõtete abil maailmavaatelist arusaama, et inimese elu on samal ajal seotud allmaa, maapealse ja kosmilise ühisruumi energiatega. Neis baasteadmistes ühisele mõiste platvormile jõudmine annab võimaluse areneda tingimusteta armastuse laine kaastööliseks ja luua avatud hingede koolitamiseks soodus atmosfääre. Üldlevinud arvamuse hajutamiseks loojast ja inglitest kui ebaolulistest või mis veelgi kurvem, hukkutavast mõjust kaasaegsele inimesele alustame edaspidi järkjärgulist definitsioonide lahtiseletust peamistes teemat laiendavates mõistetes. Näiteks, mis on looja kui jumal ülimjõud? Milliseid arenguteid peab läbima maalegi kasvama saadetud hing? Kes on avatar? Mille poolest erinevad praeguse põlve lapsed eelmistest? Kes või mis on ingel? Mida nimetatakse kanaldamiseks? Mida nimetatakse ingliteraapiaks Maria ja inglite tähenduses? Kuidas saada avanenud hingede õpetajaks ja koolile tarvilikuks kaastööliseks ja nii edasi. Inimpere liikmeid on tänasesse elupilti juhitud mitmesuguste lugude ja legendide kaasabil. Millise legendi keegi endale loojasse usu eeskujuks otsustab võtta, kui parimaid inimingli tegusid teha soovib, on tema seesmise valiku küsimus. Ilmapuulaste kasvatuse kool ei tee selles osas kellelegi piiranguid ega kuuluta ka maausulisi ega seniseid ateiste, kes siiski tingimusteta armastusega maailmale otsa suudavad vaadata, siia meeskonda mittesobivaiks liikmeteks. Kõik, mida inimperelt oodatakse, on hingest tajutud enesest mõistetav tarve planeedi tuleviku eest hoolt kanda ja uue põlvkonna kristallilaste õige hoolduse eest hea seista. Et näidata ilmapuulaste kasvatuse kui avataride kooli õppetöö kattuvust maa eesrindlike pedagoogiliste suundadega, lisame tänase blogi sissekande seosesse humanistliku pedagoogika manifesti, millest saavad ehk hingerahu needki lapsevanemad, kasvatajad ja haridustöötajad, kes pidasid senini Maria abil kanaldatud ilmapuukooli arengulugu liigselt vaimu suunas kallutatud pea reaalsustaju kadumise näiteks. Materjali eestindajaks on MTÜ Humanistlik isiksusliku pedagoogika ühendus Eestis. Meie hiljuti valminud koolitussait Ilmapuu koolituba reklaamib seda manifesti koos julgustava sissejuhatusega maailmaloo tegelikkusele vastava paradigma omaks võtmiseks ja inimpere ühenduseks uuele sagedusele vastavaks treenimisel. Täname ühenduse liikmeskonda valguse jagamise eest. Ingel ei tee iial midagi inimperet kahjustavat. Ei torma ühtegi teadet andma nii-öelda ülejala kiirustades ja ajas ette rutates. Ega jää tuimalt ja tegevusetult ootele, kui inimpere teeb egoistlikke ja ennast ning ühisperet hukkutavaid tegusid. See loosung aidaku igat ingli armastusest teisiti mõtlejat ja kähku rikkaks, targaks,
vaimselt erudeerituks, hingest kasvatatuks arvamusliidreid. Lisamine 22. mai 2012. Kõik mõtteavaldused, küsimused ja reaalelulised näited palume viia õppetöö kiirema alustamise ja optimaalse organiseerituse eesmärgil Facebooki avatud gruppi Ilmapuulane küsib, millel asume elujuhatustele järgnedes vastuseid lisama. Armastusega Maria and Angels, kanali arendusmeeskond.